tere! Täna arutame lahti ühe teaduse sügavama ja pikaajalisema mõistatuse, mis on esitatud raamatus Darwini kahtlus. Ja see on müsteerium, mis, uskuge või mitte, painas juba Charles Darwinit ennast. Ja asja tuum ongi see, et keerukate loomade ootamatu ilmumine fossiilidesse oli miski, mida Darwin ise pidas oma teooria jooks väga-väga tõsiseks väljakutseks. Ta oli sellest täiesti teadlik. Aga miks me sellest siis täna räägime? Asi on selles, et raamatu kohaselt on tekkinud suur lõhe selle vahel, mida avalikkus evolutsioonist arvab, et kõik on justkui selge, ja tegelike tehniliste arutelude vahel, mis toimuvad teadlaste endi seas. Ja see teebki selle teema nii põnevaks. Nii, aga lähme asja kallale. Siin on meie tänane teekond. Me vaatame seda keerulist mõistatust tükkhaaval, alustades Darwini kahtlusest, liikudes fossiilide ja infoenigma juurde ning lõpuks jõuame välja ühe pakutud lahenduseni ja küsimuseni teaduse reeglite kohta. Alustamegi siis esimesest suurest mõistatusest ja see viib meid otse fossiilide endi juurde. Raamatu argument on, et see pilt, mida kivistisel meile näitavad, ei ole üldse see oodatud järk-järguline areng, vaid midagi palju, jahmatavamat. Ja siin peitubki paleontoloogia üks suurimaid päevalusid. Selle asemel, et näha elupuud, mis haruneb aeglaselt alt üles, näeme fossiilides midagi muud. Peamised loomade ehitusplaanid, need suured grupid, mida nimetatakse hõimkondadeks, ilmuvad justkui kusagilt täielikult välja arenenuna, ilma selge esivanemate ahelata. Mõelge sellele nii. See on ülalt alla muster. Kõigepealt ilmuvad justkui arhitektuursed põhiplaanid ja alles siis hakkavad tekkima väikesed variatsioonid nendest plaanidest. See on täpselt vastupidine sellele, mida Darwini teooria eeldaks, et väikesed muutused kuhjuvad ja lõpuks tekib uus suur ehitusplaan. Aga see müsteerium ei peitu ainult kivimetes. Ei, asi läheb veel sügavamale, lausa bioloogilise koodi enda tasandile. Ja siin me põrkume ühe tohutu suure väljakutsega. Kuidas tekib täiesti uus ja funktsionaalne geneetiline informatsioon? Sest mõelge, et kui sa tahad ehitada midagi täiesti uut, näiteks uut looma, siis on sul vaja uusi valke. See omakorda nõuab täiesti uut geneetilist informatsiooni. Ja mitte lihtsalt suvalist koodijada, vaid väga spetsiifilist, toimivat infot. See on natuke nagu sõnad lauses. Tähtstada järjekord on ülioluline. Et selle väljakutse mastaabist aru saada, kasutab raamat ühte head analoogiat. Kujutage ette jalgrattalukku. 3-kohalise luku koodi võib isegi juhuslikult ära arvata. 10-kohalise puhul, see on ju ka praktiliselt võimatu. Aga üks keskmine valk on nagu 150-kohaline lukk. Ja juhuslike mutatsioonidega õige kombinatsiooni leidmine on nagu pime varas, kes keerutab kõiki need 150 ketast, lootuses, et äkki trehvab pihta. Ja see number siin, see paneb asjad ikka tõeliselt perspektiivi. See pärineb bioloog Douglas Axi eksperimentidest, millele raamatus viidatakse. See näitab, et tõenäosus leida juhuslikult üks toimiv valgujärjestus kõigi võimalike variantide seast on astronoomiliselt lausa kujuteldamatult väike. Okei, oletame, et meil on olemas kõik õiged geenid ja valgud. Aga see on alles poolvõidu. Nüüd on järgmine võib-olla isegi suurem küsimus. Kuidas sa nendest ehitusklotsidest looma kokku paned? Kuidas tekib ehitusplaan? Siin me seisame silmitsi arengubioloogia suure dilemmaga, peaaegu nagu catch-22. Need mutatsioonid, mis on piisavalt suured, et muuta looma põhilist kehaplaani, on varases arengus praktiliselt alati surmavad. Samas need mutatsioonid, mis on piisavalt väikesed, et organism ellu jääks, ei suuda kunagi luua täiesti uut kehaplaani. Ja asi läheb veel keerulisemaks, sest mängus on palju enamat kui ainult DNA-kood. On olemas geene reguleerivad võrgustikud, mis töötavad nagu keerulised integraallülitused. Ja lisaks on veel epigeneetiline info, mis on salvestatud ragustruktuuridesse endisse. Mõlemad süsteemid on elutähtsad ja samas ka äärmiselt tundlikud muutuste suhtes. Nüüd, olles need 3 suurt ja keerulist mõistatust lahti rääkinud, pakub raamat välja, ütleme nii, et üsna vastuolulise lahenduse. See tugineb arutluskäigule, mida teaduses tuntakse kui järeldust parimale seletusele. See argument toetub ühele väga olulisele küsimusele teaduse enda kohta. Kui sa ei saa minna ajas tagasi ja katset korrata, siis kuidas sa üldse saad kindlaks teha millegi põhjuse, mis juhtus miljoneid aastaid tagasi? Ja siin tulebki mängu see meetod. Põhimõtteliselt tähendab see, et me otsime põhjendust, mis seletaks olemasolevaid andmeid kõige paremini. Ja kõige olulisem kriteerium on see, et me peame viitama põhjusele, mis meie praeguse kogemuse põhjal on võimeline sellist tagajärge üldse tekitama.
Ja see tabel siin võtabki raamatu keskse argumendi kokku. Ühel pool on see, mida me näeme elus, digitaalne spetsiifiline informatsioon DNA-s, keerulised lülitused geenivõrgustikes, hierarhilised süsteemid. Ja teisel pool on ainus põhjus, mida me oma universaalses kogemuses tunneme, mis suudab selliseid asju luua. Intelligentsus ehk disainiv mõistus. See lahendusettepanek aga tõstatab kohe ühe veelgi suurema küsimuse. Ja see ei puuduta enam niivõrd tõendeid, kuivõrd teaduse enda mängureegleid ja definitsiooni. Ja siin ongi asja konks, miks seda ideed nii tihti kõrvale heidetakse. Raamatu väitel pole asi niivõrd tõendetes, kuivõrd ühes teaduse enda kirjutamatu reeglis, metodoloogilises naturalismis. See on põhimõte, mis ütleb, et teadus saab ja tohid otsida ainult materiaalseid, looduslikku põhjuseid. Ja see kõik jätab meid õhku rippuma ühe viimase ja päris provokatiivse küsimusega. Küsimus pole enam ainult selles, kuidas elu tekkis. Küsimus on selles, mis teadus üldse on, mis see peaks olema ja kas selle reeglid peaksid olema igaveseks kivisse raiutud või avatud muutustele, kui avastused meid uude suunda juhivad.